tore, et olete kokku tulnud ja minu lemmikteema on avatud. Ma ei tea, palju ma sellest täna jõuan rääkida, aga igal juhul me alustame. Ja ma usun, et see on üks selline teema, millest on vaja ikka ja jälle aeg-ajalt rääkida. Ja kuna meil on siin täna väga erinevad inimesed koos, osad on juba väga vanad kristlased, teised on noored kristlased, siis tulebki usaldada Jumalat selles asjas, et tema tooks esile selle, mis on täna vaja just kuulda inimestel. Mitte mida mina võib-olla mõtlen, või mida mina tahaksin rääkida. Ja ma olen pannud siin isegi mõned sellised punktid endale kirja, et ma hoiaksin nii-öelda sellest teemast kinni, et ma ei läheks kuskile juba edasi, kus ma tahaks minna. Ja tahaksin meelde tuletada, ma rääkisin viimane kord ka, see oli juba mitu kuud tagasi, tahaksin meelde tuletada ühe kõige olulisema asja, mis on prohvetitega ja prohvetluse teemaga seonduvalt üks kõige olulisem võib-olla hetkel, on see, et tuleb osata eristada Jumala sõnas vahet Vana testamendi ja Uue testamendi prohvetuse vahel. Ja mäletate, ma rääkisin, kes olid, kõik ei olnud sellel ajal kohal võib-olla, aga ma loen igaks juhuks uuesti nii-öelda sissejuhatuseks selle kirjakoha 1. Saamueli raamatust 9. peatükist ja siin on nüüd kuulake kõike aga hoolega. Teil tuleb kindlasti ka tänapäeva kontekstis üht-teist meelde, kui te seda kuulete. Ja siin on öeldud siis niimoodi. Moise ütles Iisraelis igaüks nõnda, kui ta läks Jumalat küsitlema. Tulge, lähme nägija juurde, sest keda nüüd hüütakse prohvetiks, Moise hüüti nägijaks. Väga selge ja konkreetne kirjakoht, mis näitab, et kui inimene tahtis Jumala käes midagi kuulda, kui ta tahtis, et Jumal temaga räägiks, siis ta läks nägija prohveti juurde. See oli koht, kus tal oli võimalus siis kuulda Jumala häält, mis on siis tavaliselt muidugi käisid kuningad ja käisid nii-öelda muud rahvad nii-öelda siis küsimas, aga ka lihtinimene võis minna tegelikult prohveti käest küsima, kui tal oli häda käes ja sellest Saamueli loos me näemegi, et selle teema ümber nagu see asi käib. Ehk siis punkt 1, Vana testamendi ajal oli prohvet keegi, kellel oli väga mitmed ja erinevad rollid, kuid üks rollidest oli siis ka see, et tema kaudu küsitleti Jumalat. Mustvalgel on see Jumala sõnas kirjas, et see ei ole minu enda mingi versioon või tõlgendus asjast, vaid ma lugesin just selle kirjakoha ette 1. Saamueli raamat, 9. peatükk ja 9. salm, lihtne meelde jätta. Moise ütles Iisraelis igaüks nõnda, kui ta läks Jumalat küsitlema, tulge, lähme nägija juurde, sest keda nüüd hüütakse prohvetiks, hüüti Moise nägijaks. Kas teil tuleb kuidagi tuttav paralleel ette tänapäevaga? Ja tänapäeval minnakse küsitlema sensitiive, ekstrasens ja selgeltnägijaid, et saada teada mitte Jumalalt küll alati, aga mõnikord ka Jumalalt justkui mingisugust informatsiooni ja mingisugust sellist juhatust või vastust oma küsimusele. Et kas olete kunagi mõelnud, kuidas see roll järsku nagu muutus? Et kui Vanas testamendis ja Vana testamendi ajal, mis oli 1000 aastat, mindi küsitlema Jumalat prohveti käest, siis miks nüüd minnakse küsitlema sarnastes asjades, sarnastes olukordades hoopis sensitiive, selgeltnägijaid, tuleviku ennustajaid? Kuidas see roll on äkki läinud nagu nende peale üle? Et olete selle peale mõelnud, aga kindlasti te olete näinud neid olukordi, eks ole, praegu ümber maailma. Mina ütleksin selle kohta nii, et kui me vaatame 1. Moosese raamatut ja 1. peatükki, siis me näeme väga selgelt, et kui Jumal lõi inimese, siis ta lõi ta oma näo järgi, oma imidži järgi, oma varjuks, oma fantoomiks, ükskõik kuidas me siis ka välja ei loe seda heebreakeelset sõna selles kontekstis. Aga kindlasti ei loonud Jumal inimest oma näo järgi sellises mõttes, et tal on selline nägu, nagu meil on, vaid see tähendab imidžit, see tähendab seda varju. Ja kui Jumal lõi inimese oma näo järgi, siis ta eelkõige lõi ta suhtlema iseendaga.
ta lõi inimese enda peegelduseks, ta lõi inimese otsima suhtlemist endaga. Mis tähendab seda, et sa oled tegelikult disainitud suhtlema Jumalaga. Sa oled niimoodi loodud. Saate aru, et küsimus ei ole selles, mida sina usud või mida sa ei usu. Jumala sõna ütleb seda väga selgelt, et sina oled disainitud suhtlema Jumalaga. Ja see on sinu vaimus. See on sinu sees. Ja kui inimene langes pattu, kui ta läks ära Jumala juurest, siis mis juhtus? Tõetunnetus katkes tema sees. Sellepärast, et ta sai lahutatud Jumala vaimust. Tõde lahkus temast, tal ei olnud enam seda tõetunnetust, tal ei olnud enam otsesuhtlemist sellisel kujul nagu varem, aga mis jäi tema sisse? Mina armastan nimetada seda sõna kajaks. Te teate, mis on kaja? See, kui mina lähen seal metsa, röögin kõva häälega, siis heal juhul võib-olla metsad on kõik maha muidugi ümberringi võetud, aga kui mõni metsatukk on veel alles kuskil, siis kindlasti te kuulete mingit kaja sealt. Keegi nagu hüüab vastu. Ja see kaja jäi inimese vaimu alles. See teadmine, et kuskil on keegi, kes teab rohkem. Ma usun, et me ei ole võib-olla kõik siin kristlikus perekonnas üles kasvanud. Ja nii mõnigi on tulnud juba võib-olla küpsemas eas Jumala juurde. Ja miks ma seda toonitan? Lihtsalt sellepärast, et kui mina olin maailma inimene, kui mina ei olnud kristlane, kui ma ei tundnud Jumalat, ma ei käinud koos Jumalaga, siis ma teadsin täpselt, et hoolimata sellest, et ma ei usu, ma ei uskunud Jumalat, ma ei olnud lugenud piiblit, ma ei olnud käinud kuskil, siis ma hoolimata sellest kuidagi tajusin oma sees, et kuskil peab keegi teadma rohkem, kui mina tean. Kuskil peab olema mingi üleloomulik asi, mis teab rohkem, kui mina tean. Kuskil peab see olema. Ja see on ka see põhjus, võib-olla miks hakkasin mina tegelema esoteerikaga. Mind huvitas see, sellepärast, et ma nägin, et midagi nagu hakkab andma vastused mulle. Midagi hakkab nagu juhtima mind, midagi hakkab nagu näitama mulle asju. Ma tean, et inimesed tänapäeva maailmas tegelevad tohutult palju selliste asjadega, kuid ma mõnes mõttes mõistan ka, kus see huvi on nagu tulnud. Ma saan nagu aru, kus see huvi on nagu ka tulnud. Sellepärast, et see huvi on tulnud täpselt sealt, millest ma just praegu räägin. See sisemine teadmine sinu sees, et kuskil on keegi, kes teab sinust rohkem, sinu enda kohta. Ja see on põhjus, kui inimene jääb jänni, kui tal läheb raskeks, kui tal tekivad mingisugused küsimused, see on põhjus, miks ta läheb ja tahab teada rohkem, ta tahab küsida kuskilt midagi, ta tahab küsida kellegi käest, kes teab rohkem. Ja kuna nüüd see kaja on jäänud inimese sisse, see soov ja tahtmine ja teadmine teada rohkem, siis me näeme ka Vanas Testamendis järjest, kui inimkonna lugu alguse sai, me näeme, kuidas läbi aegade on kogu aeg soovitud küsitleda Jumalat. On soovitud küsitleda kõrgemalt poolt, osa inimestest, suurem valdav enamus on läinud siis küsima kurjadelt vaimudelt, ebajumalalt asju, aga asja põhimõte ei muutu. Ma ei räägi isegi sellest, kui palju seal ebajumalat kummardati või mindi õige Jumala juurde. Ma räägin sellest huvist sinu sees. Ma räägin sellest, kelleks oled disainitud ja mis on see algne põhjus, miks inimene kogu aeg tahab teada midagi üleloomulikult enda kohta ja miks ta seda uurib. Nüüd hüpates tänapäeva, ma tahaksin tõmmata nii-öelda sellele Jumala küsitluse, ma usun, et ma piisavalt selgitasin seda praegu, et aru saate, et Vana Testamendi ajal oligi see üks viis, kuidas prohvetid üks nende ülesannetest, et nende kaudu siis nii-öelda küsitleti Jumalat. Ja mida ma siis nüüd selleks tänapäeva olukorra suhtes väga lihtsalt siis lisaksin, on siis prohvet Jeremiia raamat 31 peatükk ja 34 salm ütleb, seda on hästi palju teistmoodi tõlgendatud, ma olen seda kuulnud. Seda võib ükskõik kuidas tõlgendada, aga minu mõte selle koha peal on siis lugeda see kirjakoht lõpuni, mitte jätta poole peale, nagu on tehtud.
Siis üks ei õpeta enam teist ega vend venda üteldes tunne Jehoovat, sest nad kõik tunnevad mind. Nii hästi pisukesed kui suured, ütleb Jehova, sest ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu. See on räägitud nüüd Kristuse aja kohta, koguduse aja kohta, selle aja kohta, kui hakkas kehtima uuendatud leping. Ja mõned, ma olen kuulnud, kuidas nad nagu räägivad võib-olla, et siis üks enam ei õpeta teist. Siin ei räägita õpetamisest tegelikult üldse. See kirja koht ei räägi õpetamisest, et kas mina võin sind õpetada või kas sina võid mind õpetada. See kirja koht räägib sellest, et üks ei õpeta enam teist tundma Jehovat, vaid nad kõik tunnevad mind nii pisukesed kui suured. Ma olen isegi kuulnud, kuidas seda kirja kohta öeldakse, et nüüd me ei pea vaja õpetajaid enam. Jehova ise õpetab meid. Miks siis Kristus on pannud õpetaja ameti kogudusse, kui me ei vaja enam õpetajad? Me vajame küll õpetajad, sest Kristus on pannud viiese teenistuse. Aga see kirja koht räägib sellest, et tulevad ajad, kus tuleb muutus, kus tuleb uue lepingu aeg ja selles uues lepingus sa ei pea minema enam küsitlema Jehovat kellegi teise kaudu. Mitte keegi ei pea õpetama sind enam, sest Jumal tahab sinuga otse rääkida. Sellepärast, et Kristuses sai taastatud see olukord, mis sa tegelikult kaotasid Eedenis. See, mis sai läbi lõigatud, kui sa tuled Jumala juurde tagasi, sa saad selle uuesti tagasi. Sa saad uuesti sinna kohta, kus Jumal tahab sinuga otse rääkida, kus taastub see suhe ja see on kõige esimene asi, mis ma tahan uuesti ja uuesti selgeks teha, sest ma näen massiliselt inimesi, kes jooksevad ennustajate, sensitiivide järgi, et kuulda tõde tuleviku kohta ja massiliselt kristlasi, kes jooksevad prohvetite järgi, et saada nende käest kuulda midagi enda kohta. See on lõks. Miks? Sellepärast, et see ei ole piibellik. Väga lihtne vastus. See võib olla lõks, miks nii paljud inimesed, kes on läinud küsitlema, ma kohe toon siin alapunktid, enne kui sa minu peale vihastad. Ma toon siin alapunktid. Küsimus on, kas sa lähed küsitlema või prohvet tuleb ise ütleb sulle midagi, mida Jumal on talle ilmutanud sinu kohta. Nüüd me lähme natukene sammukene edasi sellest teemast. Kui see, mida mina pean lõksuks, on see, kui sa lähedki selle pärast prohveti juurde, et sa ootad, et Jumal räägib tema kaudu. See vale. Sellepärast, et Jumala püha vaim juhib sind. Kõiki, keda Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Oma kirjast loeme seda, eks ole. Aga kui prohvet tuleb ise selles mõttes, et Jumal annab ta sõnumi sulle ja ta tuleb ja annab selle sõnumi, see on hoopis teine asi. See on see, et see on üks 5. teenistusest tänapäeval, eks ole, on prohveti teenistus ja samuti on üks 9. püha vaimu annist, on prohveti kõne. Need on 2 erinevat asja. Aga ütleme siis niimoodi, et ma ei rutta ette sündmustest, aga prohvetlikult kõnelemise ann püha vaimu annina ei ole prohveti teenistus ja see, kes kõneleb prohvetlikult anni läbi, mis on 9 püha vaimu andi, ei ole veel prohvet. Aga prohvet kõneleb alati prohvetlikult. Selles mõttes, et tema liigub alati vaimu andides samamoodi, eks ole, mitmes vaimu annis vähemalt tarkuse sõna, tunnetuse sõna, prohvetlik kõnelemine, vaimude eristamine võiks tal näiteks töötada regulaarselt. Ühel prohvetil võiks olla need asjad, on ju. Aga see, kes lihtsalt prohvetlikult kõneleb mõnikord, see ei tähenda veel seda, et ta on prohvet, eks. Ma natuke rutasin sündmust ette. Nii et ma tahan öelda seda, et uue lepingu vahemees on Kristus ja Kristuses on meil ligipääs isa trooni ette. Ja tema uuendatud leping ütleb meile selgelt, et meie saame nüüd küsida ja oodata tema käest otse. Me saame tema käest vastused küsida, mitte lihtsalt ei saa, vaid me peamegi küsima Jumala käest vastuseid, mitte otsima vahemeest, kes võiks olla meile Jumala asemel. Mäletate, ma olen rääkinud teile sellest lõbusast loost, aga kuna siin on inimesi, kes ei ole seda kuulnud, kuigi mõni on võib-olla kuulnud, aga ma räägin ikkagi selle loo, sest mulle tohutult meeldib see lugu. See juhtus minuga elus ainult üks kord ja ma loodan, et seda juhtu ka enam. Aga ma sain nagu haledalt peksa tegelikult ühel prohvetlikul koosolekul. Ja mulle meeldis see, kuidas peksa sain. Väga mõnus oli tegelikult. Jumal sulle aita mõnikord teeb. Ise natukene muigab ka niimoodi, et seda verikes küll. Ühesõnaga oli selline tore koosolek.
ma tean, et osa teavad seda lugu, aga ma ikkagi räägin, sest mulle meeldib rääkida. Nii. Ja oli tale prohveti koosolek ja meil oli üks selline nii-öelda, ma usun prohveti teenistuseks, üks mees Floridast, kes oli meil mitu korda juba käinud ja oli selline jutlustajate pastorite konverents, kus ma siis ka olin kuulamas ja see mees, ta liikus sellises võidmises, et ta hakkas jutlustama ja siis tärsku peatas oma jutluse ja näitas sõrmega kellegi peale, ütles, et tõuse püsti ja ta andis sõna talle. Noh, me oleme kõik näinud sellist teenistust on palju, seal ei olnud midagi nagu selles mõttes ainulaadset, aga see on põnev, sellepärast, et sa ei tea, kes on järgmine, eks ole, see on nagu loterii. Ja äkki sina oled järgmine, kes saab sellise võimsa prohveteeringu, sellepärast, et meie olime eestlased ja meie teadsime ka ikkagi natukene üht-teist, on ju, teineteise kohta, aga tema ei teadnud mitte midagi. Ta ei teadnud üldse, kes me oleme, mis me teeme ja ta pani tohutult täpselt. Ta pani tohutult täpselt ja väga ülesehitavalt ja väga võimsalt. Ja mina olin nüüd sellel hetkel, see oli päris palju aastaid tagasi, olin nagu ristteel. Mul oli vaja valida midagi. Ja mõnikord mõtled küll, et teiste suhtes sa tunnetada, mis enda suhtes ei tunneta. Noh, sinna me jõuame ka, need on kaks erinevat asja, kas sa saad ise, kuuled Jumala häält või sa liigud oma annis. Need on erinevad asjad, eks. Sa võid kuulda väga hästi teiste kohta, aga mõnikord mitte alati enda kohta, kui sul on enda suhtes vaja teada, sest see on hoopis teine tasand. Ja mina vajasin kuulda enda kohta, tohutult vajasin kuulda enda kohta. Ma olin sellisel ristteel, et ma ei teadnud, kas minna paremale või vasakule või mis ma peaksin tegema. Ja see ainuke kord elus, kui ma tegin, ma mõtlesin, et Jumal, palun ütle sellele mehele, mina vajan sõna täna ja praegu. Ma päriselt ka vajan. See on nagu nii lihtne, kui keegi ütleks, mis sa tegema pead. Ja eeldatavasti Jumala käest saab selle sõnumi, eks ole. Ja ma palusin, Jumal, ma vajan seda sõna praegu. Ma vajan seda sõna. Ja tead, kui paljud inimesed said sõna, aga mina ei saanud. Mina ei saanud ja ma sen tunnen, nagu ma oleks ukse taha jäetud. Ja ta isegi ei kutsunud, et palvetada inimeste eest. Ta ei kutsunud ette ühtegi inimest pärast. Ja siis ma mõtlesin, et kuidagi saaks nagu vaikselt ikkagi slikerdada sinna prohveti juurde ennast, et ta ikkagi mingi väikse terakese äkki saaks kätte tema käest. Ja siis ma läksin ja ütlesin, et kas ei tahaks palvetada, õnnistada mind. Noh, tegelikult ma läksin selle mõttega, et äkki palves ikka tuleb sõnum mul, eks ole. Ma räägin, kuidas ma aita sain, on ju. Ja läksin sellise ootusega, et ega siis, kui ta on nagu ikkagi Jumala mees, ta ei ütle ju ära, kui ma tulen ja ütlen, kuule, palun palveta mu eest, et noh, ta ei ütle ära mul, eks ole. Kes saab ära öelda? Ei saa. Nii. Ja lähen siis selle mehe juurde ja ütlen, et palun palveta minu eest. Et mul oleks väga vaja, et sa palvetaksid mu eest. Ja selle hetkel, mis ta siis ütles mulle, ma sain aru, et ta tõesti on prohvet. Sest ta vaatas mulle otsa ja ütles, et ei, sa ei taha palvet, sa tahad sõnumit minu käest saada. Sa tulid selle pärast, et sa tahad tegelikult, et ma prohveteerin sulle. Ma tunnetan seda. Aga Jumal ütleb sulle, et ta ei lase mul midagi sulle öelda, sest sa kuuled ise tema häält väga hästi. Ja ta räägib ise sinuga. Ja ma ei ütle mitte midagi, aga ma võin sind õnnistada, lihtsalt õnnistada. Ja siis ütleski umbes Jumal õnnista Merikes ja taega, eks seal nägemist. Ja siis ma tulin ära tõesti nagu peksa saanud kohe sel hetkel. Ma mõtlesin, et no ei saa mitte kuidagi. Jumal ei räägi, prohvet ei lasta rääkida, eks ole. Ja ma tundsin nagu mingil hetkel, et ma olin isegi nagu solvunud. Aga selle prohveti juures välisukseni, mul läks see solvumine juba üle, ma parandasin juba meelt selle pärast, et ma solvusin prohveti peale. Ja siis ma sain aru, et ta oli tõesti prohvet. Jumal tõesti ütles talle seda. Ja see oli ainuke kord, kus ma läksin ootusega, et keegi ütleb mulle midagi. Pärast seda ja enne seda ma olen alati läinud Jumala ette ja ootusega, tema ütleb mulle midagi. Samas on väga paljud inimesed tulnud ja prohveteerinud minule läbi aegade, kes on tulnud sõnumiga Jumala käest. Need sõnumid on praktiliselt kõik ühesugused olnud ja väga julgustavad ja väga ülesehitavad. Ja selles mõttes, et nüüd saite sellest pikast jutust sellest aru, et see vahe on selles, missuguse ootuse või meelsusega mina tegelikult mööda prohvetet käin. Kas ma lähen selle eesmärgiga, et ma tahan temalt saada juhatust ja sõnumit, sest ma ei viitsi paastuda, palvetada, võtta aega, et olla Jumala ees ja Jumalast endast kuulda, või alati see viitsimine, mõnikord on ka see õpetuse puudus.
mõnikord on see lihtsalt nagu, et kõik teised lähevad, ma lähen ka, aga ma ütlen sulle seda, et see võib olla väga suur lõks. Sellepärast, et Jumal oma sõnas ei ole niimoodi ette näinud. Uue Testamendi aeg, tema ootab osadust, mitte ohvrit. Tema ootab, et ta saaks olla sinuga osaduses, sinu ligiolus. See on tema peamine eesmärk, et tema saaks sinu südames ise rääkida. Ja sellepärast on see nagu, ma ei ütleks isegi nagu, ma ei ütleks selle kohta, et see on vaimulik hooramine, see ei ole vaimulik hooramine, aga see on võib-olla mingi otse tee leidmine. Ma tahan nagu kuskilt kiiremini saada, kuskilt mujalt. Et ma ei taha, ma ei oota, mis Jumal tegelikult ütleb. Aga Jumal ei ütlegi sulle mõnikord kohe, sellepärast, et tema ootabki, et sa läheksid tema ette. Ta tahab saada su südame kätte, su südame põhja kätte, ta tahab seda puudutada. Sellepärast viibivadki mõnikord need vastused, mõnikord sa ei kuulegi. Selline tunne, et nagu tropp oleks ees, eks ole, kuskil või mitte midagi aru ei saa. Et selles mõttes see on nagu väga oluline meil mõista, et Uue Testamendi ajal on ka prohveti amet selles mõttes muutunud, et me ei lähe enam küsitlema teda ja sensitiivide juures käivad need inimesed, kes Kristust ei tunne ja käivad tegelikult samasuguse ootusega, sest nendel on ka sees tunnistus, et keegi kuskil teab midagi rohkem, aga see on nagu juba järgmine jutt. Ja järgmine jutt ongi see, et lühidalt öeldes ma ei saa tervet vana ja Uut Testamenti praegu ette lugeda teile, ei ole aega nii palju, teine kord võib-olla, aga lühidalt öeldes, kes veel ei tea, siis prohvet ei räägi iseenesest. Mäletate, me rääkisime eelmine kord ka sellest, ta on kirjakandja. Ta saab sõnumi Jumala käest ja ta edastab selle sulle. Ta ei vastuta selle eest, kas inimene otsustab teha midagi selle järgi, mida prohvet ütleb või siis mitte. Ja tal ei ole ka õigust absoluutselt seda omavoliliselt tõlgendada ega midagi sinna juurde lisada ega ära võtta. See on hästi oluline mõista, et prohvet ei ole keegi, kes käib sellised tundlad on püsti peas nagu mingid lokaatorid, kusjuures minul on endale niimoodi öeldud. Üks inimene jooksis ära mu ees, kogu aeg ei tahtnud minuga suhelda, lõpuks hakkas suhtlema, ütles, et ma kartsin, et sa lähed mind läbi. Siis ma pidin iga kord meelt parandama, kui ma sinuga kokku sain. Ma ütlesin, vaata nii hull see asi ka ei ole. Et ta hiljem rääkis, kui me hakkasime rohkem suhtlema, ütles, et selline tunne, et sa tuled nagu mingid tundlad on niimoodi, käid kogu aeg ringi, peilid nagu, kus on mingid vaimud ja kus on mingi patjaid ja mis on kõik teinud oleme siin ja ma pean iga kord meelt parandama ja ma ei tea, mida kõike tegema, sest ma ei saa sind tuppa lasta. Ma ütlesin, vaata, sa ei tunne piiblit. Kui sa niimoodi arvad, siis sa ei tunne piiblit, sellepärast, et piibel ei räägi sellest, et prohvet on mingisugune tundlatega tulnukas. Vaid piibel räägib meile väga selgelt, et prohvet on keegi, kes, meil on veel punktid pärast ülesse, kes on Jumala hääletoru, kes saab Jumala käest, saab sõnumi ja edastab selle inimesele. Ja see ei ole tema enda sõnum, vaid see on Jumala sõnum, mida ta prohveti kaudu räägib ja prohvetil ei ole õigus sealt midagi ära võtta ega juurde panna. Täpselt nii nagu sina oled kirjakandja, sulle tuleb hommikul terve kast kirju, sa pead need laiali kandma, siis sa ei loe neid kirju läbi ja ei pane juurde sinna. Et vaatad, et ahah, siin on mingi tädi Vaike kirjutanud kirja, aga ma poleks ka veel paar sõna, et vaata kuidagi poolikuks on jäänud, et see käi niimoodi, eks ole. Piltlikult selline hea näide tegelikult meile, eks ole, kuidas mõnikord on ka kiusatus võib-olla inimestel, kes prohvetlikult liiguvad, natukene ilustada midagi või pehmendada midagi või midagi juurde panna või mõnda väga hullu asja nagu ära võtta. Et see kiusatus on meil olemas, aga tegelikult ei tohi seda teha. Ja mul oli näiteks selline juhtum, ma toon näitele isiklikust elust, kus ma olen seda rääkinud ka mitu korda, aga ma räägin seda praegu ülilühidalt, nii lühidalt, kui see minu puhul võimalik on, kuidas Jumala vaim andis ühele inimese kohta hilisõhtul sõnumi, andis mulle südamesse sõnumi öelda talle edasi. Ja see sõnum oli väga lihtne, et ta peab minema täna õhtul veel vaatama oma vanamat. Ma tegelikult teadsin, et ta vanam sureb ära, et ta vanama ei näe hommikut. Aga see inimene hakkas, alguses ütles, et okei, ma lähen, kui sa tuled minu juurde ja hoiad mu lapsi ja annad mulle oma auto ja et ma saaks ära keerutu. Ma olen kõigega nõus. Ma hoian su lapsi ja annan sulle oma auto ja käi ära ja mine vaata oma vanamat. Ja
Ja siis, kui ma lõpuks tema juurde jõudsin ja olin valmis kõik asjad nii-öelda, mis me olime kokku leppinud siis teostama, siis ta järsku oli ümber mõelnud vahepeal. Ütles, ei, ma ei viitsi, siis ta hakkas vaatama välisele olukorrale. Vaata, mis kell on juba, vanaema magab kindlasti juba ja kole ilm on ja lapsed tahavad magama minna ja 100 vabandust oli. Ja siis ma tükk aega vaidlesin taga ja ma tundsin oma sees tegelikult seda, et vanaema ei ela hommikul, et vanaema sureb ära. Ja see inimene, jumal tahab, et see inimene räägiks jumalast selle vana inimesega. Et ta oli kristlane, see, kelle juurde ma läksin. Ja ma teadsin täpselt, vanaema ise nagu, ma tundsin, kuidas vanaema ootab teda väga, kuidas vanaema tahab temaga rääkida jumala asjadest. Ja ma ei öelnud seda välja. Ma ei suutnud seda välja öelda, et vanaemat ei ole hommikul enam. Ma nagu kuulsin oma sees seda jumalat ütlemas, et ütle talle seda, aga ma ei öelnud. Sest see oli nii õudne välja öelda tegelikult. Ma ei öelnud ja ta ei läinudki ja vanaema surigi ära öösel. Ja vanaemat ei olnudki hommikul, tal ei olnudki rohkem võimalust ja see on nagu minu viga ja minu apsakas, mille ma tegin, aga see on see, millest me õpime, eks ju. Et selles mõttes jällegi selline ilus näide sellest, mismoodi me inimestena tahame kangesti ilustada või siis midagi ütlemata jätta või kui sul tuleb sõnum, katsu see läbi kõigepealt ja kui sa oled seal läbi katsunud, siis ütle see ilma ilustamata edasi, täpselt nii nagu Jumal tahab, et sa seda edasi ütled. Ja samamoodi vastu võtad, eks ole. Nii et see on nagu see esimene arusaam ja ma olen näinud väga palju kristlasi, kes on ka isegi lausa haiget saanud, kui nad on langenud sinna lõksu ja lasknud ennast nii-öelda siis juhtida prohvetitel, mis ei ole piibellik. Selles on küsida Jumala käest oma eluasju, nad küsivad inimese käest ja ma olen näinud väga palju selliseid olukordi, et kui seda rida nagu järgitakse, siis ühel hetkel võib tekkida täielik kaos inimese elus ja väikse kõrvalpõikena ma tahangi tuua ühe näite, kuidas ühe näite lihtsalt, mis on väga vajalik, kunagi võib-olla räägime sellest pikemalt, kuidas tekkis kristlikus osaduses, tekkis sekta, mis läks omadega täiesti rappa, omadega täiesti metsa, omadega täiesti valeõpetuse sisse. Ja kuidas see tekkis, ma nägin seda kõrvalt, mina sinna ei kuulunud, mina seal ei käinud ja mul paluti natukene tegeleda selle asjaga, et need inimesi kuidagi välja sealt tuua. Ja tänu sellele ma natuke tean sellest nagu rohkem võib-olla, kui teised teadsid, aga punkt 1, kui tuleb sisse hunt lambanahas, arvestage sellega, et hunt ei tule hundinahas. Ja väliselt võib olla täiesti korrektne kõik. Ja selles kohas, kus see juhtus, mida ma pärast olen väga palju nagu mõelnud, oli nii-öelda see kõige suurem tõmbenumber oli ülisuur pühadus, pühaduse otsimine. Et kui teie arvate, et kurat on nii rumal, et ta tuleb, ütleme, kristlasi, kes juba tunnevad piiblit ja käivad koos Jumalaga, tuleb nagu peibutama ja eksitama mingisuguse nähtava patuga või mingisuguse võib-olla, ma ei tea, lodeva eluga või mingi teadliku patuga, siis see ei ole vaata eksitus. See on nähtav asi. Saate aru, jah? See on nähtav peibutis. Eksitus on see, mida sa arvad, et on tõsi. Eksitus on see, mis tundubki, et see on õige asi. Sest muidu see ei ole eksitus, kui see ei tundu sulle õige asi. Nad jäid kõik nii vaikseks, kõik vaatavad minu otsa, kõik mõtlevad, ei tea, kellest ta räägib. Need inimesi ei ole siin. Ei tunne neid inimesi. Siin on ainult võib-olla 2 inimest, kes teavad neid inimesi isiklikult. 1 inimene võib-olla siin. Aga teised ei tunne, teised ei tea ja ma ei nimeta ka nimesi. Nii et kõige huvitavam asi oligi see, et kõige suurem asi oli pühadus ja pühaduse otsimine. Kogu aeg toonitati seda, et me ei tohi pattu teha, mitte meie, mina ei olnud seal, ma räägin lihtsalt, kuidas need inimesed rääkisid mulle seda. Me ei tohi pattu teha, me peame olema hästi pühada, me peame kogu aeg meelt parandama, me peame kogu aeg käima mööda nööri põhimõtteliselt, kui sa natukenegi valesti mõtled, sa pead kohe andeks paluma, see kõik on õige. Iseenesest, see on õige, siin ei ole ju mitte midagi ebapiibellikku. Aga seal oli üks teine vaim taga, millest see naine rääkis. Seal on hoopis üks teine vaim taga. Ja kõigepealt
Ma olen seda ka rääkinud seoses nende sensitiividega, millest ma olen väga palju rääkinud elus. Nende kõige tähtsam, et sina usaldaksid kedagi, on see, et sealt leidub üks faktor, mis tekitab sinus usaldust selle inimese vastu. Ja kurat leiab üles selle koha, kus see saab usaldust tekitada sinus. Sensitiivil on see väga tihti see, kuidas inimene hakkab usaldama, et ta ütleb midagi oleviku või mineviku kohta, mida sa tead täpselt, et on olnud. Näiteks on uskmatu inimene, nagu mina näiteks, lähen õhtul koju, keeran uksed lukku, elan üksinda, ma ei ela üksi, aga ma räägin näiteks. Lähen koju, keeran uksed lukku ja keedan endale suure potitäie kaeraputru. Söön ära selle, vaatan telekat, pudru lusikasega käib suu ja kausi vahel, tunnen ennast hästi. Aga mitte keegi ei tea seda. Ja nüüd ma lähen homme sensitiivi juurde. Sensitiiv ütleb, sa istusid eile õhtul kodus, sa sõid kaeraputru terve suure poti ära ja vaatasid telekat. See ei ole ju mingi paha asi. Aga kui sa oled 5. korrusel, siis sa välistad ka selle, et keegi ei piilus akna sisse, eks ole. Ja siis hakkad mõtlema, kui sa uskmatu inimene, sa mõtled, aga kuidas ta teab? Kuidas teab see inimene, mida mina eile õhtul sõin, mis ma tegin? Siis sa mõtled, et see on tõesti üleloomulik. Ja mis juhtub sinuga? Sinu uskmatuse kestas mureneb midagi sel hetkel. Sa hakkad mõtlema, et ta ei saanud ju teada. 5. korrus, tuletõrjeredelit ka ei ole. Kuidas ta teadis, et kas ma olen kaerapudru nägu või? Kuidas ta teab seda, et ma seda pudru sõin? Inimesel tekib väike mõra tema uskmatuse kilpi. Igal inimesel on tegelikult mingi uskmatuse kaitse ees. Ja siis tal tekib see mõra siin, et kust sa teadis. Ja nüüd järgmine asi, mis see inimene tal juba ütleb, ta juba kuulab suurema huviga. Ja ütleb veel paar asja sellist. Ja siis hakkab rääkima hoopis muid asju. Tuleviku kohta, mingite muude asjade kohta, mida sa juba võtad palju kergemini vastu, sellepärast, et sul on vaikselt hakkab tekkima usaldus. Samamoodi juhtub ka sektides. Või ütleme nii, et alguses ei olnud tegu sektiga. Seal oli rõhutatud ülipühale elule, mis kõik oli algselt Jumala sõnaga kooskõlas. Aga see vaimsus nagu ahistas inimesi. Kui Jumala vaim, ärge kunagi seda unustage, liigub, siis ta on Jumala enda vaim ja ta on püha vaim. Siis tuleb patutunnetus, mitte süütunnetus. Need on 2 erinevat asja. Sa võid kuulda sama asja inimese käest. Sul võib tulla patutunnetus, aga sul võib tulla rõhumine ja süüdistus. See sõltub, mis vaimus keegi ütleb, võib-olla ühe sama asja. Ja nüüd seal tuli kohe peale üks lootusetus, üks süüdistus, üks enesepõlgus patu pärast, üks täiesti lootusetu tunne, et ma ei saagi kunagi võib-olla olla selline õige, nagu peaks olema. Ja sealt nagu algas see vaikselt peale. Ja teine asi oli see, et see inimene, kes oli selle klubi juht, liikus nii-öelda vaimuandides. Ta väga palju profeteeris inimestel, ta väga palju rääkis neile igast asju. Ja kuna nüüd seal olid mingisugused mustrid, mis kordusid, siis ühel hetkel juhtus see, et need inimesed olid niimoodi lõa otsa võetud, et nad ei saanud ise oma töö ja pere ja õpingute suhtes enam ise otsustada, vaid nad pidid otsustama niimoodi, nagu ütles see sekti juht. Ehk siis küsimus ei olnud nüüd enam selles, et kui näiteks prohvet tuleb, siis ta tihti, ütleme, hoiatab sind mingi asja eest. Ta ütleb näiteks ära tee seda või ära tee seda, sellepärast, et me näeme läbi Vana ja Uue Testamendi, kuidas prohvetid ka väga tihti hoiatasid inimest. Et kui sa näiteks meelt ei paranda, siis juhtub sinuga see asi. Või kui sa sinna lähed, siis juhtub see asi, eks ole. Et lähed ühte teed, tule tagasi teist teed. Te teate seda lugu Vanas Testamendis. Prohvet tuli tagasi ikka sama teed ja see maksis talle elu tegelikult, eks ole. Et üks asi on, kui sa hoiatad. Teine asi on see, kui sa paned kõik detailid tema elus paika,
vastavalt sellele, mida siis inimene ütleb ja sinul ei ole endal enam otsustusõigust. Ja see asi nagu juhtus ja see tulemus, mis siis selle grupiga sai, oli vereridali järgi, ütleme siis niimoodi. Sellepärast, et kui inimene käib ilma jumalata ja siis komistab ühest sensitiivide pundist teise ja käib siin ja seal, eks ole, siis tal on ikkagi see, et ta otsib jälle edasi kuskil mujal ja nii. Aga kui inimene arvab, et ta on olnud päriselt Jumala juures ja ta selles asjas pettub, see on kõige suurem pauk üldse inimese jaoks. Tal ei ole kuskile minna enam siis. Sellepärast, et ta on oma arust tulnud sinna, kus on see lõppjaam. Ta on tulnud tegelikult usaldades Jumala juurde ja ta on andnud oma elu Jumalale. Ja kui ta selles asjas pettub, siis see võib inimese täielikult hävida ja tappa, sellepärast, et tal ei ole minna kuskile. Kadunud poeg teadis alati, et kuskil on isa. On ju? Ta läks ja raiskas oma vara ära, aga ta teadis alati, et tal on kuskil isa, kes ootab teda. Ja lõpuks ta tegigi meeleparanduse ja otsustas minna tagasi isa koju. Ta teadis, kuhu minna. Aga vaat see inimene, kes niimoodi lõksu püütakse, ei tea, kuhu minna. Sellepärast, et temale hakkab samastuma tihtipeale see Jumalaga. Et Jumal ise viskas ära, Jumal ise tegi nii, Jumal ise ütles nii, Jumal ise hävitas sind. See oli kohutav, mis nendest inimestest sai. Õnneks tänu Jumalale ja tänu palvetele need inimesed jäid ellu. Vähemalt ma loodan enamus neist. Ja läksid oma eluga lõpuks edasi, aga nad mitu aastat ikkagi parandasid need haavu ja nendega tuli tegeleda väga palju, et nad üldse nii-öelda hakkaksid kaela kandma uuesti. See oli väga raske oli neid inimesi sealt välja tuua. Aga selline kõrvalpõige on nagu tähtis hoiatuseks, et me ei langeks lõksu, vaid saaksime aru, et mis me rääkisime just, me küsitleme Jumalat, Jumal vastab meile, läbi püha vaimu, on nii. Aga prohvetiand on üks 5 teenistusest, kes on jätkuvalt olemas koguduses ja kelle eesmärk ei ole juhtida inimest, vaid kelle eesmärk on, tal on erinevad eesmärgid, aga kõige esimene asi on ikkagi see, et prohveti kuulutused, kui sa vaatad nii Vanas kui Uues Testamendis, on see, et nad kuulutavad välja Jumala tahet antud olukorra kohta, kutsuvad inimesi meeleparandusele, hoiatavad ja mitte selles mõttes, ta võib ka mõnikord suunata, näiteks ma toon näite, aga te saate ka kohe aru, miks ma selle ütlen. See on Apostlite tegudes 21, minu ilus lõvi pani jooksu, pärast on üles. 21 ja siin me näeme, kuidas tuli see prohvet ja ütles, et tuleb suur nälg ja häda maa peale. Et see oli ka ju kindlasti, see on, ma ütlen kohe, mis kirjakoht see oli, see on esimene, 21, kas sa saad selle üles võtta, ma ei näe selle siit. Nii. Ei, see on teine kirjakoht. See on see kirjakoht, kus tuli prohvet Agabus. Seda ma tahtsin ka kasutada, ma mõtlesin, see üks teine. Tema tuli meie juurde, võttis Pauluse vöö, sidus oma käed ja jalad kinni ja ütles seda, ütleb püha vaim, mehe, kelle oma on see vöö, seovad juudid Jeruusalemmas nõnda kinni ja annavad ta paganate kätte. Kui me seda kuulsime, palusime teda, meie ja ka teised, kes seal elasid, et ta ei läheks Jeruusalemma, siis Paulus vastas, mis te teete ja nutate ja rõhute minu südant, sest ma pole mitte üksnes valmis ennast laskma siduda, vaid ka surema Jeruusalemmas issanda Jeesuse nime pärast. Et selles mõttes see on Uus Testament, uus leping ja me ei näe siin, et oleks olnud see sõnum väga julgustav või ülesehitav või kinnitav, et kui keegi ütleb, et siin seotakse kinni ja viiakse kuskile vangi ja ei tea, mis sinuga veel kõik juhtub, et sellepärast mitte segamini ajada prohvetliku kõne ja prohvetliku teenistuse. Et paljud on öelnud, et Uue Testamendi prohvet on ainult julgustamiseks, ülesehitamiseks ja trööstiks. Et see kirjakoht ütleb seda konkreetselt prohvetliku kõne kohta.
aga prohveti teenistuses endiselt nad kutsuvad ju ka meeleparandusele või ka hoiatavad või nii-öelda räägivad, mida nad konkreetselt tunnetavad, nii nagu seal teises kohas oli see, et ütles, et suur näljahäda tuleb, eks ole, maa peale, et see ei ole ka väga suur trööst või julgustav või kinnitav sõnum, et kui me kuuleme, et suur näljahäda tuleb või mingi sõda hakkab näiteks või midagi sellist, on ju. Et need on kaks erinevat asja, et mitte segamini ajada, et prohvetlikus kõnes on need asjad nagu teistmoodi. Nii et järgmine võib-olla selline väike näide veel, mida ma tahtsin ka jagada sellise hoiatuse suhtes või õigemini ma tahtsin öelda, et kui mina sain kristlaseks, siis kes on minu tunnistust kuulanud, teavad, et ma ka maailmas kogesin igasuguseid vaime ja tundsin mingeid asju, siis mu käest on mitu korda küsitud seda, eriti kui ma tulin usule. Et nüüd sa ka räägid, et sa midagi tunnetad ja koged ja nii edasi, on ju, et kas seal on üldse mingit vahet? See, mis sul oli maailmas ja mis on nagu muutunud selles mõttes, et kuidas sa siis nüüd koged ja näed, ja mis siis nagu enne oli, kui sa ei olnud, ütleme, koos Kristusega, sa ju siis ka midagi kogesid või nägid või tundsid, on ju. Et sellist küsimust on nagu küsitud mu käest ja selles suhtes ma tahangi öelda seda, kus ma enne ka korra peatusin, et me peame aru saama, et ükskõik, milline üleloomulik tunnetus sul tuleb kellegi teise inimese kohta, siis ma mõtlen ka mingi sõna või konkreetselt mingi asi, siis see on alati, me näeme seda nii Vanas kui Uues Testamendis, et see on kontakt vaimumaailmaga. Kas see on Jumala vaim, kes annab sulle selle või on see mingisugune muu vaim, kes annab sulle selle teadmise. See ei tule sinust enesest. Et ma just lähengi järgmine nädala, ma ei tee praegu reklaami, aga järgmine nädala on mul üks koosolek Lõuna-Eestis, kus mind kutsuti rääkima selgelt nägemisest, kristlik koosolek, kus ma pean rääkima selgelt nägemisest. Et see on ka nagu selline hea sissejuhatus võib-olla sellesse teemasse. Et see on ikka endiselt probleem Eestis ja ma tahangi öelda seda, et nii selgelt nägemine kui ka nii-öelda Jumalas igasugused võimalikud vaimuannid, vaimuteenistused ei ole sinus eneses, et sa oled lihtsalt hästi andekas ja hästi talendikas, vaid see on ühenduses vaimumaailmaga. See peab olema ühendus vaimumaailmaga. Aga kui sa lihtsalt koged iseenda suhtes mingeid asju, siis on see sinu vaimu tunnistus, mis hoiatab sind. Näiteks selle küsimuse peale, et kuidas siis nüüd teistmoodi on, ma näiteks maailmas, kui ma olin, ma kogesin väga tihti, kui midagi halba oli sündimas näiteks minu enda suhtes. Ma tundsin ette selliseid asju ja ma arvan, väga paljud inimesed tunnevad selliseid asju ette. Et ta ütleb, et kuule, et ma tunnen süda raske või mingi selline asi või kuidagi ma kogen midagi või midagi on tulemas äkki. Sa ei oska sellega midagi peale hakata, eks ole, sa ei oska palvetada või Jumalaga seista, aga ma kogesin näiteks ette selliseid asju. Ma kogesin ka oma lähedaste suhtes, kui midagi oli sellist halba ja mõnikord ka head. Aga kindlasti ei olnud sellist asja, et sa lähed ja näed tegelikult nii-öelda mingisugust konkreetset pikaajalist plaani kellegi elus. Sellepärast, et kui sa seda näed või koged, siis see on see, et sa oled juba ühenduses kurja vaimuga. Kus ma seda tean? Sellepärast, et ma tunnen piiblit ja piibel räägib meile sellest, et kas see on Jumala vaim, kellega sa siis oled ühenduses, kes annab sulle teadmised või see on nii-öelda siis kurjast seltskonnast. Kõige parem näide on see lausevaimu tüdruk Apostlite 16.16, mis tegelikult rääkis tõtta. Ma olen seda näidet ka palju kasutanud, aga kui te proovite korra kaasa mõelda, siis saad aru, kui õudne asi see tegelikult oli, mis juhtus. Ja seal on vaja ainult vaimutunnetust, et eristada, millises vaimus see inimene räägib parasjagu. See ei saa väliselt enam ka seda nii-öelda kindlaks teha, sellepärast, et ta ütles, et Paulusele Siilasele, et te olete kõige kõrgema Jumala sulased, kes kuulutavad meile õiguse teed. Ja see oli absoluutselt tõsi tegelikult. Lausevaimuga tüdruk, punkt 1, rääkis tõtt. Ta ei öelnud, et te olete mingid kurjamid, sõidate siin luua sellest edasi tagasi ja ei ta rääkinud sellist juttu. Ta rääkis väga lugupidamist sisaldavat sellist korralikku ilusat üles ehitavat sõnumit. Peaaegu nagu prohvetliku kõnelemise andi, eks ole. Trööstis ja julgustas ja oli nii. Aga kujuta ette, kui siia praegu keegi tuleb ja ütleb minule näiteks seda,
hea küll, minule see ei ole hea näide, ütleb sulle seda. Et no kes iganes see sina oled, eks ju, ütleb sulle näiteks, et sina oled kõige kõrgem jumala sulane, kes kuulutab meile õiguse teed. Kas kellelgi tuleb inimlikult üldse pähe kahelda, et see sõnum ei ole jumalast? Ei tule, on ju? Ei tule, eks ole, mõtled, et noh, päris hästi läheb meil, on ju. Julgustav on, jah? No tröösti võib-olla ei ole, aga ülesehitav on kindlasti, on ju? Aga mida me loeme Piiblist? Piiblist me näeme, et tal oli lause vaim ja ta tõi kasu oma isandatele. Ja siis, kui Paulusel sai villand ja ta ajas selle vaimu välja selle tüdruku seest, siis see kasulootus ka lõppes. Tüdruku tarkus selle hetkel lõppes. Ta ei saanud enam rääkida üle loomulikult. Ta ei tunnetanud enam ära selliseid asju. Tema tarkus lõppes, see ei olnud temast enesest, see oli lausu ja vaim tema sees, kes ütles muide tõtta. Ei öelnud üldsegi halba asja. Jällegi teine punkt, millega väga tihti minnakse liimile. Kui räägitakse midagi, mille järgi kõrvad sügelevad, siis arvatakse automaatselt, see peab Jumal olema kindlasti. See ei pruugi olla. Sellepärast meil on vaja vaimude eristuse andi, et me tunneme ära, mis vaimus keegi räägib. See on hästi oluline, sellepärast, et kui ta ei saa halvaga, siis ta tuleb heaga. Ja ta võib tulla väga ilusate meelitavate sõnadega, et tegelikult meid lõksu tõmmata, meid ära peibutada ja ometi see ei ole tõsi. Ja seda saad tunda nüüd ära ainult vaimus. Ja mis ma tahan veel öelda, et öeldaks palju, kõik ei jõua ühe korraga, aga oluline on ka aru saada sellest, et kui sa vaatad näiteks Vana-testamendi prohvetit, mitte kõik ei ole muutunud, et ega kõik ei ole muutunud Vana- ja Uue testamendi prohveti vahel. Ma rääkisin sellest Jumala küsitlemisest, eks ole. Et kui me vaatame näiteks Vana-testamendi prohvetit, siis ükski prohvet ei olnud niimoodi hästi olus asja. Ei olnud mitte keegi, kes rajas oma teenistuse tunnetusele, vaid see teenistus oli rajatud millele? Jumala tundmisele. Ta oli keegi, kes kasvas Jumalas. Mitmed, näiteks Risti Johannes, Jeremia, nad olid ema ihust, olid välja valitud juba. Risti Johannes sai püha vaimu täis ema ihusa. Ta täitus püha vaimuga juba ema ihus, ta oli välja valitud sealt. Et prohvet, see eeldus on see, et sa tunned oma Jumalat. Sa ei ütle, et keegi ütles mulle midagi, ma ei tea, kes see ütles, et ma igaks juhuks ütlen välja. Sa võid seda ka teha, see on hea trenn tegelikult. Aga kui sa tahad rääkida Jumala nimel, siis sa pead olema 100% kindel, et sa kuulad Jumala häält ja sa tunned ära tema hääle. Ja sa tead, kes on Jumal ja sa veedad aega temaga koos. Kui inimene ei ole veetnud aega Jumalaga koos, kui ta ei ole olnud isa trooni ees, kui ta ei ole saanud täis tema vaimu korduvalt, me ei saa rääkida sellest, et inimene räägib prohvetlikult. Sellepärast, et see algus, ma ütlen kohe ka, mis on lõpp, aga see algus on see algab Jumala tundmisest, mitte tunnetusest. Sa ei saa rajada ühtegi asja tunnetuse peale, mis võib olla petlik, vaid sa saad rajada asja Jumala tundmise peale. Mis sisaldab kui Jumala sõna? Sest Jumala sõna ja Jumal, need on üks ja sama, eks ole. Jumal on andnud sõna. Et on see arusaadav. Et me imetle mitte tunnetust, vaid me imetleme Jumala tundmist ja Jumalat seal sees. Jumala tundmist selle sees, eks ole. See on hästi oluline teada, millest see algab. Ära otsi tunnetust, otsi Jumalat. Ja Jumal annab sulle ise. Jumal annab sulle annid, Jumal annab sulle juhtimise, Jumal annab sulle teenistuse, ta annab sulle ise. Kui sa otsid teda, kui sa otsid tunnetust, me võime minna rappa. Ja mis on lõppasi selle juures? Esimene kiri korintlastele. Kahjuks mu järje hoidjad on nüüd ära kõik kukkunud, aga pole hullu. On 13, mitte 12, vaid 13 peatükk. Ei hakka rääkima praegu vaimuandidest, vaid kõige tähtsam on, ma loen teile ette, noored, kes te siin olete, kui ma inimeste ja inglite keeltega räägiksin, aga mul poleks armastust, oleksin ma vaid kumisev vask ja kõlisev kelluke. Ja kui mul oleks prohveti anne ja ma teaksin kõik saladused ja kõik tunnetatu ja kui mul oleks kõik usk, nõnda, et võiks mägesid teisele paigutada, aga mul poleks armastust, siis ei oleks minust ühtegi. Ja kui ma jagaksin kõik oma vara vaestele ja kui ma annaksin oma ihu põletada ja mul poleks armastust, siis poleks mul sellest mingit kasu. Vaata, kui huvitav asi, et armastus tõstetakse tegelikult kõigest kõrgemale.
et mõned arvavad, et oleks mul prohveti and või oleks mul see või teine või tunnetaks või näeks midagi ja paljud ütlevad nii ja igatsevad neid asju. Aga kui sul poleks armastusest ei räägi mitte keegi. Mõtle, kui lahe oleks ikkagi, kui kannid töötaksid mu läbi ja kõik asjad, eks ole. Ta ütleb, et see on tühine, kui sul pole armastust. See armastus on kõige tähtsam asi. Et kui sa selles ei kasva, kui sa selles ei liigu, kui sa ei lase Jumalal ennast korrigeerida, kui sa ei lase Jumalal ennast täita, me kõik eksime. Me ei ole keegi oma liha poolest täiuslikud, absoluutselt kaugel sellest, aga Jumal on täiuslik ja see sõltub sellest, kui palju sa annad talle maad endas. Kui palju saab tema kasvada sinu sees ja kui palju saad sina kahaneda. Selles ongi kogu võti. Sina ise ei saa täiuslikuks. Ma tean inimesi, kes arvavad, et kui nad teevad kõik õigesti, siis nad saavad täiuslikuks. Sa ei pruugi isegi teada, mida sa valesti teed, kui Jumal ei tule oma tõe vaimuga. Sa ei tea isegi. Sa arvad, et sa teed õigesti, aga Jumala vaim arvab võib-olla teistmoodi. Aga kui sa kahaned ja lased Jumalal kasvada, siis tema paneb need asjad paika ja see on kõige tähtsam asi. Ma olen kuulnud, kuidas inimesed ütlevad tunnetusega asju välja, mis teevad inimesed täiesti katki, teevad lõhki inimesed, kisuvad nad puruks. Sellepärast ongi hästi tähtis, et mulle meeldib see sõna, mis mulle kunagi Jumal ütles, et tõde ilma armuta on surmaks. Et tõde on tõde, aga kui sellega kaasna arma, mitte tema meile annab, siis võib inimese tappa. Sõnad võivad tappa inimese. Ja see on tohutult tähtis on meil aru saada sellest, et kui sa isegi tunnetad midagi, nüüd ma räägin nagu selles pooles, et kui sa tahad teisele öelda midagi, aga sa tunned, et su meelsus ei ole õige, siis pigem oota Jumala ees selle asjaga, küsi, millal on õige aeg seda öelda. Ära kiirusta välja ütlema need asjadega. Aga kindlasti on see hästi oluline teada, et Jumala vaim on püha vaim ja inimesed tahavad tihti Jumalat enda selka kutsuda, aga püha vaim ukse taha jätta. See on väga, väga tihti nii. Nad kardavad kuidagi, et äkki ei tea, läheb käest ära või midagi. Et te saate aru, et Jumala vaim on Jumala vaim. Sa ei saa Jumalat sisse lasta, Jumala vaimu ukse taha jätta. Sa pead aru saama sellest, et ilma temata ei muutu mitte midagi. Ilma temata ei muutu sinu elu, ilma temata ei muutu koguduse elu. Ilma temata ei tule armastus, ei tule andestus, ei tule kõik need muud asjad. Ja miks ma seda nagu toonitan praegu, on ka see, et ma olen näinud ka inimesi, kes võib-olla, ma isegi ütle inimesi, ma ütleksin, kuidas ma seda nüüd niimoodi delikaatselt ütlen, armastuses. Et kui Jumala vaim tuli, siis inimesed tulid patutunnetusele. Nad tulid tegelikult meeleparandusele. Nad tulid arusaamisele, kes Jumal on. Et me ei peaks otsima niivõrd alati ilminguid ja me ei peaks otsima alati kõike seda välista, mis on ka huvitav ja põnev, vaid just nimelt seda sügavust temas. Et me tegelikult oleksime need, keda arvatakse vääriliseks ühel päeval temas seisma. Sest ma olen öelnud, et kui sa üks päev oled Kristuse ees, siis sa oled seal üksi. Sa ei saa võtta sinna Manniga Marit kaasa, ütlema, et palun tulge, aidake mind välja. Kunagi 96. aastal Jumal vaim väga selgelt ütles mulle, et kui sa oled üks päev minu ees, siis ei loe absoluutselt see, kui sa ütled, et aga minu pastor ütles nii või Kenneth Hagin ütles naa või Benny ütles kolmandat moodi. Et ma võtsin nagu nende, mitte et nad valed oleks, ärge saagi valesti aru, ma see on näide lihtsalt praegu. Et ma võtsin nagu selle asja eeskujuks või selle asja eeskujuks või jälgisin midagi siit või sealt. Et sa pead mind jälgima, mitte doktriini. Õpetajad on toredad, raamatud on head. Ma olen väga palju raamatud oma elus lugenud, ma olen väga palju kristlikke raamatuid ja jutlusi kuulanud oma elus. Väga palju ma usun. Aga meid ei ole kutsutud doktriini järgima, vaid püha vaimu. Amen. Ja kui me järgime doktriini, siis ühel hetkel, mis juhtub, kui see inimene, kes selle doktriini nii-öelda esile toob, omadega metsa läheb, siis sa lähed temaga koos. Jumalaga sa ei lähe mitte kunagi metsa. See ei lähe mitte kunagi metsa, sellepärast, et sa järgid teda ja tema ei lähe mitte kunagi metsa. Tema on tõe vaim, tema on õigus ja tema on see, kes tegelikult tahab ja on selle niimoodi seadnud, et ta on loonud sind oma lao järgi selleks, et sa oleksid temaga osaduses ja ta saaks sind armastada.
nii et ma lõpetan sellega, muidu läheb liiga pikaks, mul on siin veel 100 näidet. 100 näidet, ma toon ühe näite oma 50, mis ma olen üles kirjutanud märguseks. Ma toon ainult ühe näite. Et see on niisugune väga lahja näide tegelikult, aga ikkagi seda tuletatakse mulle mõnikord meelde, kui ma Norras käin. Et kui ma olin Norras 2019, 2020, 2021 osaliselt, siis ma alustasin seal ka isegi mitte mina tegelikult ei alustanud, Jumal alustas. Mina kuidagi lohisesin seal järgi lihtsalt vaevu ja alustas ühe piiblitunniga, mida ma siis tegin norrakatele seal. Ja siis sellel ajal oli 2 huvitavat asja neile. Üks oli see, et kohe alguses, kui me hakkasime koos käima, mis ei olnud minu jaoks nagu kerge, sellepärast, et ma pidin ikkagi rääkima kõike seda juttu inglise keeles ja see kindlasti ei ole minu kõige suurem tugevus, aga eriti sellel ajal, kus ma olin haavatav oma käe poolest. Mul oli hästi raske käelmurd ja ma olin nagu väga selles mõttes operatsioonilt tulnud just. Ja siis ma nägin unenäol nende kohta, terve koguduse kohta, terve piirkonna kohta. Mul tuli sõrm järsku. Jumal andis. Ja see oli selline, et ma nägin, et ma läksin surnuajast mööda, kus nende vanemate hauad on. Ja vaatasin, et kõik need norrakad on ehitanud oma majada, oma surnu nende platside peale, kus esivanemad puhkavad. Et all on nagu see surnuhaud ja peal on siis majad, eks ole, ehitatud. Ja näen sellise unenäo. Ja ma pidingi minema hommikul just sinna piiblikooli, seal oli üks väga suur piiblikool ja ma pidasin loengut nende õpetajatele, mitte õpilastele. Läksin seda piiblikooli ja rääkisin, ma tundsin kohe, et see on neile, see ei ole minule. Ja mõtlesin, et ma nägin, et te järgite esivanemate traditsioone, aga see toob esile surma. Ja ma nägin unes ka, et need põlesid ära lõpuks kõik need majad, ainult tuhke ei alles. Et miks te ei lähe normaalsesse kohta ise vundamenti rajama ja nagu õigesti tegema asja, miks te surnuaeda ehitate omale majad. Ja tuli ka kohe ühel naisel seal tõlgendus, kes ka tõlgitses seda ja ütles, et see paik, kus me seal olime, on nii mitusada aastat hästi tugevalt kristlik piirkond, kus on nagu, no ma ei ole ausalt öeldes nii palju kristlasi üldse koos näinud kui selles piirkonnas. Seal üldse keegi uskmatu oli vist ei olnud. On ju. Ja ta ütles niimoodi, et aga kui sa oled nagu mitmendat põlve kristlane, siis on tekkinud ka mingisugused traditsioonid ja religioossed arusaamad. Ja kuna kõik tunnevad ja kõik käivad läbi oma vahel, see on suhteliselt väike kohta, siis juhtub selline asi, et sa ei saagi nagu sellest süsteemist välja ühel hetkel. Sellepärast, et sa nagu solvad kedagi, kui sa tahad nagu edasi minna kuidagi või astuda välja mingisugusest religioossest süsteemist. Ja tuli välja ka, mis asi see oli. Noh, seal oli võib-olla mitu asja, aga see põhiasi, mis ajas inimesed lausa riidu, oli see, et nad ei suutnud vastu võtta ristimist täiskasvanute või siis nii-öelda vastutustundlike eas inimeste ristimist pärast pöördumist, nii nagu piibel räägib, vaid nemad tunnistasid ainult siis vastsündinu ristimist, nii-öelda siis 3 tilka vett pähe. Ja see tekitas selliselt sõda, see oli hullem kui moslemid ja kristlased, ma ütleksin. Mina ei kujuta üldse sellist asja siin ette Eestis, aga seal läksid perekonnad niimoodi, nad ei käinud sünnipäevadele ka. Nad läksid niimoodi omavahel riidu sellise asja pärast. Et osad nooremad, kes uurisid piiblit, otsustasid, et nad ei risti enam oma vastsündinud beebisi, vaid ootavad, kui need lapsed saavad suuremaks ja teevad oma otsuse ise ja valivad ja siis nad ristivad üle peavett, eks ole. Nii et kui mõni niimoodi otsustas, siis ta põhimõtteliselt heideti perekonnast välja. See oli uskumatu, kuidas see religioosne selline arusaam lõhkus nagu maad, aga mina seda ju ei teadnud, sest Eestis sellist probleemi üldiselt ei ole. Meil oli pigem, mul tuli üks tuttav kunagi alali kutsus ja palja jalu tuli rongi pealt, läks kallistas mu kadaga põõsas kõigepealt ja mul see huvitavad inimesed, eks ole. Noh, on sellised maausku ja seda kummardus mu õunapoes ja niimoodi. Et vaata, meil on rohkem sellised tüübid käivad ringi, eks ole. Aga seal nagu, see ristimisasi, ma ei tundnud selle peale, kes üldse võiks probleem olla. Aga need oli. Ja mina seda ei teadnud. Ja Jumal näitas ja lasi mul rääkida sellest terve kogukonna ees, seal oli palju rahvast. Ja nad täpselt said aru, milles see jutt on, mis sõnumi Jumal mingisuguse eestlase kaudu saatis neile, sest nad ei olnud võimelised oma vahel enam selles plaanis suhtlema. Nad ei olnud võimelised aru saama.
ja viimane asi sealsamas pundis oli see, et suveks võeti vaheaeg, sügisel ka natukene, sügisel võeti vaheaeg, tähendab, enne jõule. Ja siis öeldi, et jätkame peale uut aastat. Ja siis Jumal vaim ütles, et kohe tuleb teha. Kiire on. Keegi ei uskunud mind. Mõtlesin, me ei saa teha pärast enam. Ma ei tea, mis juhtub, aga me ei saa teha enam. Ja tuligi COVID ja keelati ära kõik kogunemised. Keegi ei saanud kodudes enam. Nad olid väga kuulekad seal. Alati kõik, mis öeldi, seda tegid täpselt, välja arvatud leedukad. Ja nemad neid ei huvitanud üldse mingisugune seadused vist. Aga norrakad olid väga sõnakuulelikud ja me ei saanudki teha. Sest tulid mitu COVID-i lainet ja kõik kogunemised olid keelatud. Et siis see on see, mida siis tihtipeale mulle meelde tuletatakse, kui ma Norrasse lähen. Et näed, et mitte ükski inimene, teine seda nagu ei uskunud. Et mis siis ikka juhtuda võib meil siin turvalises Norras. Aga keegi ei osanud üldse oodata, et seda tulla, eks ole. Nii et Jumala vaim võib anda ka ette hoiatusi või asju antud hetkeleks. Aga, mis on kõige tähtsam nii vanas kui Uues Testamendis, prohvet ei sundinud kedagi. On nii, ta ei survestanud kedagi. Ja ta andis alati inimesele vaba valiku. Prohvetide vaimud alluvad prohvetidele ja see ei ole kunagi sundus või manipuleerimine. Sinule peab alati jääma vaba valik, isegi kui see on vale. Amen. Teinekord jälle.